Tiidu, ma ei kuule sind. F5ES siin karjub vahele praegust. No mitte seal lõugab, las ma lõpetan ära kõigepealt. Ma ütlesin, et ammu need SR-id välja mõeldi. Tuleb ikka vana ja järgi teha. No kõik on õige muidugi, loomulikult. Aga kuule, ma nüüd vaatan eeseda. Ma keeran natuke seda mikrofoni. Vaat nüüd on nagu nii. Kuule, nüüd läks asi paremaks natukene, jah? Ahah, vaat seda tahtigi teada, jah. Natukene palju oli peal. Ilmselt oli jah, võib-olla võid isegi, kui nüüd siin vaadata seda vatervalli, siis isegi võid võib-olla tutsu veel maha keerata. Okei, no midagi niimoodi või? Kuule jah, nüüd läbi niisuguseks konkreetsemaks joru, mis siin üles jookseb, jah? Nüüd on väga ilus, aga ega ma... Okei, no ma vaatan. Hästi, kuule, aga teeme nii praegu. Ma moment lõpetan. Piis on vist kultivaatori alt välja saanud. Jaan, sa kuulsid Peedut või? Hästi nõrgalt tuli, aga ma sain aru, et tema on. Selge pilt, ühesõnaga jah, siin selle vatervalli peal tema signaali praktiliselt ei näita üldse. Ega ei ole näha, küll ta on see vaevalt oli kuulda hääldest, ma sain aru, et see on ES-karjub seal all. Jaa, sinul Jaan on väga ilus, tubli, konkreetne, siukene piiritletud signaal, siukene korralik, eks ole. Aga Peedu signaali polnud üldse näha. Väga ilus. Ma ise näen ka sellest, et see, mis mul siin üle jookseb, on siuke konkreetne piiritletud, eks ole, ei ole mingeid tabasid taga kuskil. Oota, Vello oli seal ka kuskil. Kuule, sinul on ka korralikult piiritletud joru jookseb üles. Kuulda. Siit, kuule, seal ei saa see halb signaal olla, see on see film, mis sinu käest kunagi saadud oli mulle. No kuule, ega ma sittaga ei kauple. No ja ega ma ka sitta ei anna teistele. Jaa, vabandage väljendust, aga nii see on. Ma ka vabandan, et ma nii ütlesin küll, aga see on kohal. Jaa, sul on väga ilus puhas signaal. Vello S3 PAG vist, jah? Suhteliselt laiali valguv, eks ole. Ühesõnaga, isegi paremal pool on näha neid sabasid tagadel. Annata vaata, kui keegi lõpuga töötab, vaadata, teha see pildistada. Aga no, ühesõnaga, sinu signaal on muidugi kuuldavuselt on õudselt mõnus ja hea kuulata, eks ole. Aga kui neid sabasid näeb ainult siit SR-i pealt. Pilde on ju, ja riba laius on 3. Vällama pilliga teete pardi äärtega, just oli kunagi kokku klobitud. Vällama pill, no sorry vaat. Ei no selge see. Okei, kuule Peet karjub siin mul midagi. Okei, ma vaatan, mis saab. No selle kohta ma võiks öelda, et siin on teil palju õppida, et see koht näeb saab. Nii, kolmandeen nüüd kuula. Peedu hakkab sind sirgama ja sulle õikuma. Kus räägib? Ikka siinsamal sagedusel. Piidu tuleb nii nõrgalt, et ma juba õnnalt kuulen, et midagi on, aga aru ei saa. Kuulele. 5-7. 5-6 Peedu.
no vaadake näitab siin üks mees tuleb nii laialt, et ribad ülespool. Leedu 5-7. ES2 ADF, ES2 ADF, ES2 ADF, murd QRP, ES2 ADF, murd QRP kõigile. 5-6-5-7, selge on. ES2 ADF, ES2 ADF, ES2 ADF, murd QRP, ES2 ADF, murd QRP kõigile. Mis sa mõtled välja tugev, isegi integraator on vaja vahele panna. Integraator peab tegema, siis rolleriga keerab paika. Sajamikrone riist on, kui sobib, et jõud ja natukene traati ja kogu lugu. Helista Valerile, las ta teritab kõrvu. Tiidu, kas sa võtad 50 milliamprise riista? Õige ka? Janek. Ei lase üles tuppa mitte. Jaa, ES2 RIG, ES2 ADF, murd QRP. Jaa, helista Valerile, las ta teritab kõrvu. Kuidas sul on tulemusi on? Millised tulemused? Kuule ei ole midagi, esialgu null, ei kuulnud mind keegi kuskil, aga ega ma ei hõiganud ka, ma pigem kuulasin ja proovisin antenni, kuidas kõrvad on, aga noh, rääkimine nii-öelda on tulevik. Seal oota, aga 20 meetrit, no vist 15 ja 18, need on üsna tühjad. Täna vist ma ei ole vaadanud, aga 14 vist seal ikka levi peaks olema. No midagi on ja eks ma vaatasin need QRP sagedused ka, aga noh, hõikasin, sellega oli vaikus, aga jah, hakkan siin varsti asju kokku panema ja eks ma panen õhtu kodus antenni uuesti üles ja siis ma hõikan 11 meetri peal ka. No ja sa saad ta ju akna peale panna, õigus. Oota, no tegelikult tavaliselt, aga jah, tegelikult täna on juba reede, muidu tavaliselt nädala lõppudel on neid QRP-sid vist või, no jah, tegelikult ma ei tea, seal eks nad osa on sellised, mis on nädala lõppudel just väljas, aga noh, samas seal ka oleneb, kuidas see levi on ja vist on ikkagi rohkem seal 20 meetri peal isegi või, no tegelikult ma päris ei ole kindel, aga jah, kusagil seal allpool rohkem. Kuule, mul antenn on statiivi peal, nii et mul on see fotostatiiv, mis sobib siia täpselt selle antennile. Kuule, aga selge, eks ma veel kuulan ja ma hõikan siin 80 peal, äkki keegi kaugemalt ka kuuleb ära, aga mine tea, levi on vist halb üldiselt. See levi on nagu on, no jah, mina ei tea, ma siin oma antennijupiga ka, et nad on tavaliselt ongi niimoodi udu sees, aga tegelikult sina kuuled neid ju paremini. Kes see on see, ütle ma kutsun. ES2 ADF, ES2 ADF, ES2 ADF, Alfa Delta Florida, murd QRP. ES2 ADF, ES2 ADF, murd QRP, ES2 ADF, murd QRP. Las ma vaatan Kuidu pealt, järsku ma näen su ära. Mis asi Kuidu? ES2 ADF, ES2 ADF, murd QRP, ES2 ADF, murd QRP. Valeri, ta ei kuule sind. Kuidas sa ei kuule? Kuuled ikka. ES2 ADF, murd QRP, ES2 ADF, murd QRP. Kas keegi kuuleb? Ta räägib oma ette. ES2 ADF, murd QRP. Kas keegi kuuleb? Jaa, ADF. Kes mind kuuleb? Kes? Kes ADF-i kuulis? QRP. ADS või? ADF. Kes ADF-i kuulab? ES2 ADF, murd QRP. Kes see kuuleb? Jaa, on kuulda küll 5-5. Kes sa oled? Mina olen ES2 Eemeli Suulu. ES2 Eemeli Suulu, ES2 Eemeli Suulu, ES2 ADF, murd QRP. Ja tere! 5-9 sulle raportiks ja Janek ja Keila ja antenniks on Chameleon Magnet Loop. Kuidas kopid? Oota, mis sul antenniks oli? Chameleon, jänkide Magnet Loop, tööstuslik Magnet Loop. Huvitav,
5 on väga hea, luupantenn on magnetluup, jänkide oma, Chameleon loop. palju sul seda võhma oli? 5 vatti, aga mul on luupantenn, magnetluupantenn. Neli-5 vatti ES2 ADF muld QRP. Jaa, okei, 4-5 vatti, jaa, sain kätte küll. Jaa, mul on magnetluupantenn tööstuslik. Jaa, magnetluup ja 4-5 vatti. Jaa, õige, 5-9 sulle, 5-9 tugevalt tuled, tänud vastamast. Okei, aitäh, kõige paremat, väga huvitav side. Jaa, tänud, ES2 Eemeli Suulu olid vist, jah? ADF 4-5 vatti ja magnetluup, kas sa kuulsid seal, Valeri? Ei kuulnud, aga kes oli? ES2 ADF. Kus ta oli? Kus kandis ta on? ADF, kus sa olid? Keilas olen, Keilas ühe mäe peal. Kus? Keilas mäe peal, Keilas, Harjumaa, Keila. Vaat nüüd kaod ära, ei saa praegult enam kätte. Keila, kilo Eemeli, India, Liima, Alfa, Keila. Siis või? Keilas. Ei, kõik saime kätte Keilas, jaa, aga kas sa oled sisetingimustes või õues? Ei ole õues, olen terviseraja peal, mäe otsas, kuidas kuuled? Ei ole õues. Aga kui suur magnetluup sul on? Kui suur magnetluup sul on? Mul on tööstuslik magnetluup, Chameleon luup ja läbimõõt on 80 sentimeetrit. Huvitav, nii palju niisugune 6 pi on, mõnikord tuleb väga selgelt hästi ja mõnikord kaod üsna müradesse. 80 sentimeetrit on läbimõõt. 80 sentimeetrit on läbimõõt. Igal juhul huvitav. Taskupill. Kuidas nüüd kuuled? Vaaterluup. ES4M 5-7 või isegi 8 mõnikord. Ja no mul on lõpp taga, ma valmistun homseks. Ma tean, et küll oli see Aleksanderluup, jah. Ei, ma ei tea, mis, aga 80 sentimeetrit diameeter magnetluup. Sa korra tahtsid tellida, kas sa tellid HM? Kuule küll, aga märksin ära. Antenn on Chameleon luup. Ei kuule keegi enam. Instrumeeter ei näitanud, aga midagi on, aga selle antenni selle aparaadi. Veel natuke pusida vaja. Ja. Kas sa oled kodus või? No kurat, saab kiviga visata, no võib-olla lendab üle. Okei, ma tulin tuppa, teen pilli laasi, vaatan igavene karjumine käib. Palju sul võimsust on? ES5